Tere hommikust! Tere tulemast Eesti Panga veebiseminarile. Täna on meil teemaks siis finantssektori olukord koroonakriisis Eestis. Lisaks tuleb juttu siis ka Eesti ettevõtete ja majapidamiste võimest tasuda oma laenumakseid ja kliimapoliitika karmistamise mõjust finantssektorile. Esitluse viivad läbi Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna töötajad Raido Kraavik ja Madis Laas. Esitlus kestab umbes 1 tund ja kui te soovite esitluse ajal esitada küsimusi või kommenteerida kõneldut, siis palume kasutada chati, aga pärast esitlust on võimalik, siis aeg on meil ette nähtud ka aruteluks. Tänane esitlus salvestatakse, kuna oleme inimestelt saanud siis tagasisidet, et nad soovivad seda esitlust pärast vaadata. Ja igaks juhuks veel ütlen ka, et vaadake siis igaks juhuks veel kord üle, et teie mikrofoni nupp, mis on siis all, või kus teil siis parasjagu on, siis nii-öelda mute'i peal, et oleks siis punane nupp. Nii et nüüd annangi edasi sõna siis palun Raidole ja Madisele. Ja tere ka minu poolt. Mina olen siis Raido Kraavik ja täna seda seminari koos minuga viib läbi Madis Laas. Ja eesmärk on selline, et kõigepealt mina räägin Eesti pangandussektori väljavaatest praeguses koroonakriisis ja hiljem Madis räägib kliimariskidest ja eeskätt siis sellest, et kuidas kliimariskid võivad ohustada Eesti finantssüsteemi. Ja nagu Siiri ka mainis, siis igal juhul ma julgustaksin ka küsimusi esitama nii ettekande jooksul chati, kui ka pärast ettekannet siis on võimalik arutelus osaleda. Aga ilma pikema jututa siis ma liiguks ettekande juurde, et kõigepealt räägiks sissejuhatuseks sellest, et kui me räägime finantsstabiilsusest, siis tegelikult millest me üldse räägime. Et kui me mõtleme praeguse kriisi peale, siis finantssüsteemil on väga oluline roll selles, et majandust kriisist välja tuua. Et kui finantssüsteem toimib, siis see aitab ka majandusel kiiremini taastuda ja teisest küljest, kui pankade näiteks riskiisu ülemäära väheneb, siis võib kaasa tuua selle, et ka majanduse kriisist taastumine võtab rohkem aega. Ja finantsstabiilsuse all me mõtlemegi siis sellist olukorda, kus finantsvahendus toimib tõhusalt, aga samas ka riskid oleksid adekvaatselt arvesse võetud. Ja selle eesmärk siis ongi see, et finantsvahendus saaks tõhusalt toimida nii headel aegadel kui ka kriisisituatsioonides. Ehk siis finantssüsteem oleks võimeline šokid absorbeerima ja kriisisituatsioonides finantsvahendusega tõhusalt jätkama. Nüüd Eesti Panga rollist rääkides ja miks me seda ettekannet siin teeme, on põhjus selles, et Eesti Pangale on seadusega antud makrofinantsjärelevalve pädevus. Ja makrofinantsjärelevalve raames on siis Eesti Panga ülesanne ühelt poolt finantssüsteemi vastupanuvõimet suurendada ja teiselt poolt siis vältida süsteemsete riskide kuhjumist. Ja siin kõrval slaidil on ilmaks huvitav masin, et see illustab tegelikult on üsna keeruline mitmetahuline süsteem, kus erinevad tõrked võivad tekkida ootamatutes kohtades, ehk kõiki riske kogu aeg ette näha ei ole võimalik. Mistõttu ka makrofinantsjärelevalve raames erinevad meetmed siis püüavad seda süsteemi võimalikult hästi, selle süsteemi vastupanuvõimet võimalikult hästi parandada ja riske vähendada. Aga need meetmed on siis ka mitmetahulised, et seda süsteemi igakülgselt parandada. Sellest olukorras, kus me praegu oleme, ehk siis valdavalt koroonakriisist, siis koroonakriis tõesti tabas üsna ootamatult ja tegelikult nii Eestis kui ka ülejäänud maailmas ei oldud selleks väga hästi valmis.
mis siis päädis sellega, et valitsused otsustasid suhteliselt ulatuslikke piiranguid kehtestada, et koroonaviiruse levikut kontrolli alla saada. Majanduse mõttes siis muidugi tähendas seda, et paljud suur osa majandusest pidi pandama seisma. Ja teises kvartalis siis see tõi ka kaasa selle, et majanduslangus oli üsna ulatuslik. Kuigi nüüd suve jooksul majandus taastus tegelikult üllatavalt kiiresti, siis praegu me oleme taas olukorras, kus viirus on levimas ja tegelikult tervisekriis paljuski määrab selle, kuidas majandusel lähikuudel ja lähikvartalitel läheb. Et ilmselgelt on endiselt see oht üleval, et majandusest taastumine ei lähe nii sujuvalt, kui me võib-olla loodaksime. Ei pruugi need majandussektorid, mis praegu on pihta saanud, jääda ainsaks, vaid kriis võib levida ka teistesse sektoritesse, mis on praeguseni võib-olla kriisist natukene kergemalt pääsenud. Siis ma liiguksin edasi, vaataks natuke tagasivaatena seda, et mis kriisi esimeses faasis toimus. Ja kui piirangud kehtestati, siis ilmselgelt need mõjutasid esialgu kõige rohkem erinevaid turismiteenuseid, majutust, toitlustust, meelelahutust ja nii edasi. Nendes sektorites tegelikult teises kvartalis oli müügitulu langus aasta võrdluses kõige suurem. Aga samas on ka tähelepanuväärne siin joonisel see viimane tulp ehk siis ülejäänud sektorid, kus ka tegelikult ettevõtete müügitulu teises kvartalis langes aasta võrdluses 18%. Ehk tegelikult kehtestatud piirangud mõjutasid majandust laiapõhjaliselt. Aga kui nüüd vaadata neid sektoreid, mis tegelikult ikkagi väga palju pihta said ja nende rolli majanduses, siis kõige enam pihta saanud sektorid ehk majutus, toitlustus, meelelahutus ja vaba aeg, siis nende roll majanduses siit joonise vasakpoolsetest tulpadest on näha, et on suhteliselt väike. Ja samamoodi ei ole need sektorid kuigivõrd kapitalimahukad, ehk siis pankade laenuportfellis on nende sektorite osakaal samuti väike. Nüüd natuke teistsugune on olukord hõive seisukohast, kus nendes sektorites on suhteliselt palju inimesi hõivatud ja siis majapidamiste kaudu võib nendel piirangutel olla ka väga otsene mõju finantssektorile. Aga küsimus on kindlasti see, et kui see kriis edasi areneb ja ka muud majandussektorid pihta saavad, eelkõige me räägime siin näiteks kinnisvara ehitussektorist, mis siin on joonisel välja toodud kollaste tulpadena, siis moodustab majanduse lisandusest juba märkimisväärse osa. Ja ka ettevõtete laenuportfelli vaadates, siis kuna see sektor, kinnisvara ehitussektor on väga kapitalimahukas, siis see moodustab pankade laenuportfellist üle 3%. Kui seal sektoris tekivad ulatuslikud probleemid, siis see mõjutab kindlasti ka pankasid. Ja natuke lähemalt rääkides ärikinnisvara sektorist, siis kui kriisi seniseid mõjusid vaadata, siis kindlasti teatud mõju on olnud, kuna ka kõige rohkem pihta saanud sektorid, kas siis on saanud rendivabastusi või muul moel sektorit mõjutanud, siis ka kinnisvarasektor on pihta saanud. Aga laias vaates tegelikult erinevad ärikinnisvara näitajad on suhteliselt heal tasemel endiselt. Et kuigi vakantsuse määr on natukene tõusnud, siis need tegelikult on jäänud rahvusvahelises võrdluses endiselt pigem madalaks. Eks vakantsus on see, et kui suur osa ärikinnisvara pindadest on ilma rentniketa. Nüüd kevadel, kui me seda joonist vaatame, siis me näeme, et siin aprilli-maikuus ärikinnisvara ettevõtet laenunõudlus järsult vähenes ja neile väljastati laene oluliselt väiksemas mahus kui varasematel kuudel. Aga samas sügiseks juba oli laenunõudlus taastunud ja ka pangad olid valmis erinevaid projekte rahastama. Aga ettevaates on sektori osas ettevaated väga paljuski prognoosimatu, sest et
ühest küljest on väga palju kaudseid mõjusid, ehk kuidas teised sektorid ärikinnisvara mõjutavad, aga samas on ka otseseid mõjusid koroonakriisil sellele sektorile, kuivõrd võtame näiteks büroopinnad, kus büroode kasutamine on ilmselgelt vähenenud ja ei ole kindel, kas see trend on lühiajaline ainult koroonakriisis ja pärast seda inimesed pöörduvad kontoritesse tagasi või seal on oodata pikemaajalisi muutusi. Nüüd ma liiguks nii-öelda tagasi üldisema vaate peale ehk ettevõtlussektori juurde tervikuna, kus on mõistlik võrrelda selleks, et saada aru, kuidas ettevõtted praeguses kriisis hakkama saaksid, on mõistlik võrrelda praegust kriisiolukorda eelmise kriisieelse olukorraga. Ja sellel joonisel on siis näha ettevõtete võlakoormus, kus me näeme, et enne eelmist kriisi oli ettevõtetel võlga enam-vähem sama palju, kui oli SKP kriisieelsetel aastatel. Siis nüüd on see suhtarv langenud 70%-ni, mis siis tähendab, et ettevõtete võlakoormus on väiksem. Ehk ettevõtetel võiks olla lihtsam oma võlakohustustega toime tulla. Ja teisest küljest, mis on ka väga oluline areng, on see, et ettevõtetel tervikuna on likviidseid varasid oluliselt rohkem, kui oli aastatel 2008 ja 2009. Ehk kui me võrdleme likviidseid varasid lühiajalistesse võlakohustustesse, siis see maht on kasvanud enam-vähem poole võrra. Ja likviidsete varade olemasolu siis võimaldab ettevõtetel lühiajalisi tõrkeid üle elada ja samas tegevusega siis pärast nende tõrgete lahenemist jätkata. Ja kui nüüd vaadatagi ettevõtete viivislaene, siis tegelikult kui me võrdleme praegust olukorda eelmise kriisi tippajaga, siis tegelikult viivislaene on endiselt väga vähe, isegi nendes sektorites, mis kriisist kõige rohkem pihta said. Ehk siis septembri lõpu seisuga on viivislaenud küll natuke kasvanud mõnes sektoris, kui võrrelda 2019. aasta lõpuga, aga sellegi poolest see tase üldiselt on väga madal. Sellel on mitmed põhjused, ühest küljest on võimalik see, et ettevõtted saavad oma kohustuste täitmisega hakkama, kuna neil on likviidseid varasid suhteliselt heal tasemel, aga teisalt on ka pangad ettevõtetele võimaldanud maksepuhkust võtmist, mida tegelikult ka on väga palju kasutatud, et tipphetkel oli kuskil 20% pankade ja ettevõtete laenudest maksepuhkuse. Et see kindlasti leevendas ettevõtete olukorda. Ja teisest küljest kriiside kogemuses seda, et see raskused ei teki üleöö. Kui kriis tabab, siis ettevõtetel ikkagi on mingid puhvrid, et esimesed raskused üle elada ja tegelikult raskused tekivad ikkagi viitajaga. Näiteks 2 või isegi rohkema kuu jooksul. Ja kui see panna selle kriisi konteksti, siis pruugi näha tegelikult mõjusid enne kui praegu on ilmselgelt kriisile, selle mõjudele pankade laenu kvaliteedile selgeid hinnanguid liiga vara anda. Vaatan vahepeal küsimusi tulnud ei ole, et siis ma liiguks edasi majapidamiste poole peale. Ja majapidamiste puhul, kui me räägime nende võimest lasteid tasuda, siis põhiline küsimus on, toimub tööturu. Tööturu olukord näitab see joonis ilmestab, me näeme, et registreeritud töötuse määr siin kevadel hüppeliselt kasvas ja samamoodi keskmise palgakasv, mis on olnud väga kiire viimastel aastatel, see palgakasv tegelikult peaaegu peas. Nüüd edasisi arenguid suvekuudel vaadates, siis tegelikult töötuse määr on stabiliseerunud ja viimasel augustist isegi tuli natuke alla ja seda vaatamata sellele, et kevadel valitsuse poolt välja kuulutatud töötasu hüvitise meede vahepeal lõppes
ja sellele vaatamata ei ole töötuse määr tegelikult kasvanud. Nüüd muidugi, kui kriis edasi kestab ja areneb ja peaks tulema näiteks uusi piiranguid majandustegevusele, siis näiteks Eesti Panga prognoosi stsenaariumi negatiivne stsenaarium näeb, et registreeritud töötuse määr tipphetkel võib isegi ulatuda 15%-ni. Ehk sõnum siin on see, et see kriis kindlasti ei ole läbi ja mõjud tööturul võivad alles avalduda. Nüüd paar sõna veel valitsuse töötasu hüvitise meetmest, et see oli väga ulatuslik meede, seda sai kokku ligi 140 000 inimest ja see kindlasti leevendas nii majapidamiste kui ka ettevõtete raskusi kevadel kõige suuremate piirangute ajal. Nüüd selle analüüsi mõttes oluline on see, et kuidas töötasu hüvitised sektoriti jaotusid ja kui me vaatame sektoris inimeste hõivatute arvu suhestuna, siis joonistavad välja ikkagi sarnased sektorid, millest me rääkisime ka ettevõtete puhul, ehk siis majutus ja toitlustus, kus väga paljud hõivatud said töötasu hüvitist, kunst, meelelahutus, aga ka näiteks kaubandus. Et võib arvata, et see kriis neid sektoreid kõige rohkem mõjutas. Ja kui nüüd võtta need kõige riskantsemad sektorid, siis kokku nad moodustavad hõivest umbes veerandi. Ja nendes sektorites majapidamised on võtnud keskmiselt natukene vähem laenu, ehk siis majapidamiste kogu võlast moodustavad need sektorid kuskil 20%. Nüüd, kui me tegime sellise arvutuse, et ütleme majapidamist laenumakse võime sõltub väga palju sellest ühelt poolt, et kui nad töö kaotavad, et kui palju neil on säästusid ja teisest küljest, et kui suured nende igakuised laenukohustused on. Ja kui me vaatame neid majapidamisi riskantsetest sektoritest, kellel on laenumakse igakuine suurem kui 20% nende igakuisest sissetulekust, siis selline võlg moodustab majapidamiste kogu võlast kuskil 6%. Ehk siis võiks öelda, et üks hinnang riskantsele võlale on umbes 6%. Aga nagu märgitud, siis majapidamiste olukord ka võrreldes eelmise kriisiga on oluliselt parem. Et väga palju suudavad majapidamised kriisile paremini vastu seista tänu sellele, et nende säästude tase on oluliselt paranenud. Seda iseloomustab hästi sellel joonisel see punane joon, mis on pangahoiuste aastakasv. Me näeme, et viimastel aastatel on hoiused kasvanud isegi ligi 10% keskmiselt aastas. Ehk siis võib öelda, et väga kiiresti. Ja see majapidamiste olukorda kindlasti leevendab. Ja teisest küljest ka majapidamistel on võlga suhtena kasutatavasse tulusse oluliselt vähem, kui see oli enne eelnevat kriisi. Ehk siis keskmine võlatase majapidamistel on väiksem. Eks need on kindlasti positiivsed arengud, kui võrrelda eelmise kriisiga. Ja sarnaselt ettevõtetele majapidamiste viivislaenud on endiselt väga madalad, mingit kasvu seni veel toimunud ei ole. Aga see sõnum on sarnane nagu ettevõtete puhul, et kriisi tegelikult mõjud võivad alles avaldumas olla. Ja kui nüüd mõelda sellele, et kui suuri laenukahjumeid pankadel võiks oodata, kui majapidamistel tekivad raskused laenude tagasimaksmisel, siis kõige suurem osa pankade laenuportfellist majapidamistel on eluasemelaenud. Ja eluasemelaenud on üldjuhul tagatud siis eluasemetega ja pankade laenukahjumid sõltuvad sellest, mis toimub kinnisvaraturul. Kui me vaatame senist kriisikuid, mis kinnisvaraturul on toimunud, siis tegelikult keskmiselt on kinnisvara hinnad jätkanud kasvu. Küll on teatud segmente turul, kus hinnakasv on peatunud või isegi 1-2% võib-olla aastatagusega võrreldes madalam, aga üldiselt võib ikkagi öelda, et eluasemeturg on kriisile seni väga hästi vastu pidanud.
Ja kui nüüd mõelda tuleviku peale, siis siin joonisel on Eesti Panga mudeli hinnang kinnisvara ülehinnatusele. Ja see hinnang näitab seda, et enne kriisi võis teatav ülehinnatus turul olla. Aga kui nüüd võrrelda eelmise kriisi eelse ajaga, siis praegune ülehinnatuse tase on kas nullilähedane või ainult õrnalt üle selle, mis siis võimaldab öelda seda, et väga suuri või katastroofilist hinnalangust ehk seekord oodata ei ole. Ja nüüd natuke sellest mudeli taustaks ka, et siin mudelis me võtame arves majapidamiste sissetulekute kasvu ja see on siis põhiline põhjus, miks vaatamata kinnisvara hindade kasvule viimastel aastatel on tegelikult ülehinnatuse tase jäänud suhteliselt väikeseks. Ja lisaks võtab see mudel arves laenu hinda ehk siis laenu intressimäära ja samuti uute eluasemete ehitamist ehk siis elamufondi suurust. Ja lõpetuseks või peaaegu lõpetuseks siis näitaks hinnangut, et kui nüüd ettevõtete ja majapidamiste puhul riskid peaksid realiseeruma, et kui suuri laenukahjumeid pangad sellest oodata võiksid. Et selle hinnangu tegemisel me samamoodi võrdleme praegust kriisi eelmise 2007-2008 aasta finantskriisiga ja selle tagajärjel tekkinud pankade laenukahjumitega. Et kui me võrdleme praegust kriisi, siis me vaatame Eesti Panga septembris tehtud prognoosi ja kui me vaatame negatiivset stsenaariumit, siis majapidamist mõjutab eelkõige tööturg, siin on see näha töötuse määrana. Ja me näeme seda, et negatiivses stsenaariumis tegelikult me eeldame, et töötus kasvab 15%, samas kui eelmises kriisis oli töötus hetkel 18%. Ja ettevõtete poolt siis mõjutab majanduslangus. Ja kui me kumulatiivselt vaatame, siis Eesti Panga negatiivne stsenaarium näeb ette, et majandus võib langeda natuke üle 10%, samas eelmises kriisis oli tegelik langus ligi 1/5. Ehk siis isegi kõige negatiivsema stsenaariumi puhul, mida me septembris nägime, on kriisi mõju natukene väiksem kui eelmises finantskriisis. Ja siin paremal poolsel joonisel on siis seda väiksemat kriisi mõju näha ka viivislaenude hinnangus, kus siis kui võtta kõik pangad kokku, siis me hindame, et viivislaenud võivad tõusta ligi 5%-ni. Samas kui see tase eelmise finantskriisi ajal oli mõnevõrra suurem. Nüüd väikepankade puhul küll viivislaenude tase võib tõusta mõnevõrra rohkem, aga endiselt, kui me võrdleme eelmise finantskriisiga, siis tase jääb oluliselt madalamaks. Ja samal ajal on pangandussektor Eestis ka väga hästi kapitaliseeritud ja kui võrrelda Euroopa teiste riikidega, siis tegelikult Eesti pangandussektoris on kapitali isegi kõige rohkem. Ja kui nüüd võtta see viivislaenude hinnang ja konverteerida see võimalikeks laenukahjumiteks, siis me näeme seda, et see sööb pankade kapitalist märkimisväärse osa, aga pankadel on vabatahtlikke puhvreid piisavalt palju, et üldjuhul vabatahtlike puhvritega laenukahjumit katta. Ehk siis see hinnang väga suuri probleeme pankadele ette ei näe. Väikepankade puhul on mõnesid pankasid, kellel vabatahtlikku kapitali on natukene vähem, aga siis on makro- ja mikrofinantsjärelevalve asutused kehtestanud erinevaid puhvrinõudeid, mis ongi mõeldud kriisi ajal kasutamiseks ja pangad siis saavad puhvrinõudesse sisse minna ja samamoodi oma tegevust tõhusalt jätkata. Ja enda osa lõpetuseks ma paneks siia ette veel Eesti Panga praeguse riskihinnangu, kus siis on välja toodud ettevõtete laenumaksevõime, majapidamiste laenumaksevõime ja pangandussektori riskihinnang. Ja siit me näeme, et kõige suurema riskiga me hindame ettevõtete laenumaksevõimet
mis siis on 6 hindeskaalal hinnatud riskiga 5. Ja see nool alla näitab siin seda, et võrreldes mais ehk siis kevadel tehtud hinnanguga, kus ebamäärasust oli hästi palju, siis nüüd on ikkagi kriisi võimalikud mõjud natuke selgemad ja tegelikult me näeme riske natukene väiksemana. Aga siiski see 5 tase näitab, et riskid järgmise aasta jooksul on endiselt suured. Ja pangandussektori puhul siis kindlasti aitab pangandussektori tugev olukord kaasa sellele, et kriisi mõjud oleksid väiksemad. Aga siin ma omalt poolt praegu lõpetaksin. Võib-olla hetk, kui keegi tahab küsimusi küsida, siis praegu on võib-olla hea võimalus küsida küsimusi ettevõtete majapidamiste või pangandussektori praeguse olukorra kohta. Kui küsimus ei ole, siis ma annaks sõna edasi Madisele, kes räägib kliimariskidest, aga võib-olla hetke saame oodata. Chat ei ole küsimusi tulnud. Tere ka minu poolt, Madis siis ja võib-olla inimesed koguvad alles mõtted, et äkki kui praegu küsimus ei ole, siis tuleb lõpus julgeid, kes tahavad küsida. Midagi pärast slaidid ei taha koostada. Nii, hakkas. Nii, jah. Mina teen siis sissejuhatus kliimariskidest finantssektoris. Et enne kui ma päris nagu sisuliste slaidide juurde lähen, tahtsin lihtsalt sissejuhatuseks rääkida seda, et sellekordses finantsstabiilsuse ülevaates analüüsisime siis kliimariske finantssektoris ja see oli siuke esimene sisulisem ja pikem analüüs, ja võib öelda, et on justkui siuke vundament järgmiste analüüside jaoks. Mida me tegime, siis kaardistasime nagu riskide avaldumise kanaleid ja põhimõtteliselt tuvastasime, et meie nagu suurim mure on just üleminekurisk ja võib-olla ka selle vaates kliimapoliitika. Ja sisuliselt üritasime ka hinnata seda, et kui suur osa pankade laenuportfellist ja kui suur osa kindlustusettevõtete varadest on siis avatud justkui kliimariskiga ettevõtetele või laenudele või varadele. Et tuleb tunnistada, et see teema on ka meie jaoks suhteliselt uus ja kahjuks ei ole nagu täna veel väga häid andmeid erinevate analüüside tegemiseks ja sellest tulenevalt tuleb ka igasugustesse nii meie analüüsisse kui ka muudesse analüüsidesse suhtuda suhteliselt kriitiliselt. Aga ütleme nii, et see vundamenti algus on tehtud ja et see on selline hea alguspunkt, kust nagu ajama panna nii-öelda järgmiste analüüsidega. Aga kui nüüd minna sisulisemaks natuke, siis tähelepanu köitmiseks ma mõtlesin, ma panen siia Erik Johansoni pildi, mis võib-olla aitab mõtestada seda, et kas tänane olukord ikkagi on jätkusuutlik ja kuhu me tahame jõuda ja mida me võib-olla selleks peaksime tegema. Tulles nüüd võib-olla natuke täpsemalt Eesti juurde, siis kui me vaatame nii kasvuhoonegaaside heiteid inimese kohta kui ka näiteks ettevõtete lisandväärtusele, mis siin vasakpoolsel joonisel on, siis me näeme, et Eestis on need kasvuhoonegaaside heitmeid kordades suuremad kui Euroopa Liidus keskmiselt. Ja teiselt poolt, et kus see siis tuleb, et see tõenäoliselt ei ole kellegi jaoks üllatuseks, et see suur kasvuhoonegaaside heide Eestis tuleb siis peamiselt energiasektorist ja on seotud siis meie põlevkivitööstusega. Et mida see kõik tähendab, ongi see, et kuna meie tase on kõrge, siis tõenäoliselt me peame tegema rohkem, et saavutada nagu jõuda nii-öelda keskmisele lähemale. Ja see tähendab, et see surve nendele keskkonna kahjustavatele tegevustele ja harudele on suhteliselt suur. Aga selleks, et üldse kuhugi jõuda, on vaja püstitada eesmärke, et Eestis on kliimapoliitika eesmärgid püstitatud Riigikogu otsusega,
mis näeb siis ette, et näiteks aastal 2030 vähendatakse heidet 70% võrreldes baasaastaga ehk siis 1990 ja aastaks 2050 siis 80%. Et siinkohal võib-olla tasub mainida ka seda, et suure tõenäosusega neid eesmärke tõstetakse, et just alles hiljuti Euroopa Parlamendis võeti vastu otsus, millega Euroopa kliimaeesmärki tõsteti ja sellest tulenevalt võime oodata, et ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tulevad sellega kaasa ja tõstavad oma eesmärke ja selleks, kui Eesti tahab püsida konkurentsis, siis lihtsalt see tähendab seda, et siis ka Eesti peab oma eesmärke tõstma. Aga mida see tegelikult teenindavalt nagu majanduse vaatevinklist tähendab, on see, et tuleb teha investeeringuid, et Stockholmi Keskkonnainvesteeringute Instituut on teinud uuringu, kus on leidnud siis, et 17,3 miljardit eurot tuleb kuni aastani 2050 investeerida, et saavutada kliimaneutraalsust ja just suur osa sellest peaks tulema erasektorilt, mis tähendabki seda, et selleks ongi vaja just nii finantssektorilt nii-öelda lahendusi ja lähenemisi, et oleks olemas sellised tooted ja võimalused üldse sinna eesmärgi suunas liikuda. Kuidas üldse nagu võiks rääkida sellest, kuidas üldse kommertspangad saavad keskkonnasäästlikkuses kaasa rääkida, et seda väga hästi aitab illustreerida see joonis siin, et kui finantsettevõtted vähendavad kapitali suunamist kõrge süsinikuheitega majanduse poole või ettevõtete poole ja suurendavad madala süsinikuheitega majanduse poole, siis see ongi nagu põhimõtteliselt lahendus. Ja mis siin nimekirjas ongi põhimõtteliselt esimene punkt, aga tegelikult võib ka seda teist punkti lugeda, et kui pangad näiteks hakkavad oma olemasolevaid portfelle nagu muutma või kohandama kliimariskidele. Kindlasti saavad siis pangad läbipaistvust parandada ja võib-olla see 4. punkt on ka huvitav kindlasti, et nad saavad kaasa rääkida tegelikult ettevõtete ja mõttemaailma muutumises, et kui laene antakse, siis kehtestatakse erinevaid tingimusi ja tegelikult ei ole välistatud, et mingid tingimused on seotud keskkonnaeesmärkidega või keskkonnamõjudega, et selles mõttes on pankadel võimalik seda läbi laenutoodete siis suunata ettevõtteid, et nõuda neilt näiteks mingite tingimuste täitmist, kui nad tahavad laenu saada. Ka 5. punkt, et paremate poliitikate toetamine, et Eestis läbi Pangaliidu on pangad finantssektori poliitikas suhteliselt aktiivsed ja räägivad alati kaasa, et see on nagu hea algatus. Ja 6. punktist ei saa kindlasti mööda minna, et teadmist suurendamine on kindlasti vajalik, et olla nagu konkurentsivõimeline ja et hinnata näiteks kas või rohepesu toimumist või vastupidiselt, et mõelda välja uusi tooteid ja teenuseid. Nüüd, kui tulles regulatsiooni poole, siis tõenäoliselt järgmisel 10 lähiaastatel on suhteliselt tugevaid muutusi näha, mis peaks tegelikult olukorda praktiliselt kõigi osapoolte jaoks lihtsustama, et siinkohal võib-olla olulisemaks algatuseks olekski taksonoomia, mis sisuliselt on klassifikatsiooni vahend, mille alusel siis saab ära märkida või saab määrata, millised tegevused on rohelised ja millised ei ole. Et seda võib-olla aitab illustreerida see parempoolne joonis, mis pärineb siis sellest taksonoomia väljatöötamise töögrupi juhendmaterjalist, et siin on nagu näitena toodud, et on ütleme näiteks omakapitali portfell või isikul on omakapitali investeeringud ja tal on portfellis ettevõte A, B, C, kellel on siis tegevused, mis on siis vastavalt 12, 8 ja 15% taksonoomiaga kooskõlaseks ja nende ettevõtete osakaal tema portfellist on 30, 15 ja me seda viimast protsenti ei näe, aga see ülejäänud protsent ja kokkuvõttes siis saab öelda, et see
portfell on näiteks 10,6% taksonoomiaga kooskõlas, ehk sisuliselt tähendab seda, et see portfell on roheline või jätkusuutlik. Siin on toodud, panen tagasi. Jah, valet pidi. Natuke probleeme slaididega. Ma panen ise. Nii. Jah, nii, väga hästi. Kuhu ma jäin nüüd? Jah, ja siin on toodud näide nüüd selle omakapitali portfellile, aga tegelikult on võimalik ka näiteks rakendada selliseid lahendusi fondide toodetele või ka laenude puhul näiteks, et öelda, et laenud portfell on vastavas osas taksonoomiaga kooskõlas. Kindlasti just algatused, mis juba on toimumas, on see, et Euroopa Keskpank ja Euroopa Pangandusjärelevalve on tulnud välja erinevate juhendmaterjalidega, et laias laastus, mida seal juhendmaterjalides nagu rõhutatakse ja välja tuuakse, ongi see, et pangad põhimõtteliselt peavad väga lihtsalt öeldes oma mõttemaailma muutma ja äristrateegias ja tegevuses, laenude väljastamises, riski juhtimises arvesse võtma keskkonna ja sotsiaaltegureid. Et näiteks sellest Euroopa Pangandusjärelevalve juhendmaterjalist jäi nagu huvitavad silma, et seal oli näiteks toodud see, et kui kehtestatakse või pank mõtleb välja uue laenutoote, mis on roheline, siis tuleb sellele paika määrata kindlad tingimused ja neid tingimuste täitmist siis ka monitoorida. Aga mida veel oodata, on kindlasti ka täiendavate andmete ja raporteerimiskohustusi, et näiteks on praegu toimus ülevaatus mittefinantsandmete avaldamise direktiivi osas ja täiendavalt on Euroopa Komisjonis väljatöötamisel siis jätkusuutlike andmete avaldamise direktiiv. Kahjuks selle viimase osas nagu väga palju infot ei ole, kuna see eelnõu on alles väljatöötamisel, aga tõenäoliselt neid täiendavaid raporteerimise avalduskohustusi sellega kaasneb. Nüüd tulles riskide juurde, siis nagu siin jooniselt vasakult poolt näha, siis kirjanduses eristatakse kahte tüüpi riske, sisuliselt on füüsilised riskid, mis jagunevad omakorda kaheks, on siis ekstreemsed ilmastikusündmused, näiteks põud, torm, midagi sellist, aga ka järk-järgulised ilmastikumused, näiteks siis keskmise temperatuuri tõus või sademete mahu kasv näiteks. Ja teise poole pealt on siis üleminekuriskid, mida ma rõhutasin, et Eesti puhul me näeme, et need tõenäoliselt on nagu tugeva mõjuga ja võib-olla ma avangi seda tausta ka siin natukene, et nende füüsiliste riskide puhul lihtsalt tutvudes erinevate materjalidega, siis on nagu kirjutatud seda, et Eesti on lihtsalt geograafiliselt suhteliselt heas positsioonis ja erinevad analüüsid on isegi leidnud, et võib-olla näiteks keskmise temperatuuri tõusmine võib Eestile olla mõnes mõttes kasulik, kuna näiteks põllumajanduses võidakse saada ühe aasta jooksul 2 saaki näiteks. Aga üleminekuriskide puhul nende osas tundub meile, et need võivad nagu majandusele ja finantssektoris avaldada nagu tugevat mõju. Ja üleminekuriskid on omakorda jagatud siis ka 3, et kliimapoliitikaks siis ongi poliitilised lahendused, näiteks mingi maksuseaduste kehtestamine, maksude langetamine, tõstmine, aga näiteks tehnoloogiline muutuseks, et no näiteks kui tuleb mõni uus tehnoloogia peale, mis lükkab mõne vana tehnoloogia turult välja või selle tõttu võib-olla mõni vana tehnoloogia ei ole enam jätkusuutlik näiteks. Ja üks oluline tegur kindlasti ka tarbija eelistused, et kui
kui tarbijad enam näiteks mingid suure süsiniku jalajäljega tooteid tarbida ei taha, siis see võib tähendada, et sellised tooted kaotavad väärtuse. Mida see siis kõik majandusele tähendab, on see, et näiteks ettevõtete kasumlikkus võib väheneda, kui läbi kliimapoliitika näiteks tuleb täiendavad kulud või tuleb teha täiendavaid investeeringuid. Majapidamiste sissetulekud võivad langeda näiteks läbi selle, kui kehtestatakse süsinikumaks ja näiteks energiakulud muutuvad kõrgemaks või võivad toimuda ka muutused tööturul, kui mingid sektoris töökohad vähenevad ja teises kohas tekivad juurde, et see kindlasti tekitab tööturul probleeme või võib tekitada probleeme. Aga ka tootlikkuse langus, et näiteks teaduskirjanduses on uuritud suhteliselt palju seda, kuidas keskmise temperatuuri tõus võib tööjõu tootlikkust näiteks vähendada. Finantsturgude vaatest on kindlasti oluline varade ümberhinnastamine või ka teatud projektides olevate väärtuste lukustumine, kui näiteks, ma ei tea, tehnoloogilise muutuse tõttu, eks mõni vara kaotab väärtuse või mõni ettevõtte väärtus oluliselt langeb. Ja finantssektoris siis tähendab seda, et see kandub üle, eks. Ja pankade poolelt on olulisemaks tõenäoliselt laenukahjumid, kui see samamoodi ettevõtete kasumlikkus langeb näiteks. Aga ka finantsturukahjumid võivad olla pankade vaatest oluliselt ja need on tõenäoliselt olulised eriti just näiteks fondide ja pensionifondide vaatest. Kindlustusettevõtetel on kindlasti olulised kindlustuskahjud, aga ka välistatud ei ole ka finantssektori ettevõtete puhul operatsioonirisk, kui näiteks ekstreemsete ilmastikuolude tõttu tegevus mingiks ajaks peatub. Ja tegelikult nagu Raido põhimõtteliselt ka enda osas rääkis, et tegelikult see tugev finantssüsteem on nagu alus ka tugevale majandusele, et kui läbi kliimariskide suurenemise väheneb finantssektori ja just näiteks pankade vastupanuvõime, siis see võib tähendada seda, et kaasnevad kehvad laenutingimused, näiteks intressid lähevad kõrgemaks ja see võib omakorda mõjutada ringiga tagasi majandust. Tekib selline nagu lumepalliefekt või tagasituleku efekt. Tulen nüüd selle analüüsi juurde, mis me nagu kvantitatiivselt üritasime teha, siis võib-olla peamine järeldus ongi see, et nagu tänaste andmete valguses võib lugeda sellist kliimariskidele või kliimatundlikele sektoritele pankade avatust suhteliselt mõõdukaks või pigem isegi väikeseks, et suurima riskiga sektori moodustavad portfellist 15,2% ja nagu jooniselt näete, siis siin oleme nendeks pidanud elektrienergia, teaduslandust ja mäetööstussektorit. Miks need nagu sealt teisel slaidil vist oli, et nendes sektorites on siis kasvuhoonegaasi heitmed kõige suuremad, aga põhimõtteliselt ei saa nagu täies mahus välistada ka tööstussektorist, sest tööstussektor kui energiaintensiivne sektor võib ka saada pihta, kui kehtestatakse näiteks süsinikumaks. Samas nende numbrite osas tuleb tõesti natuke kriitiline olla, sellepärast et kui me räägime näiteks siin elektrienergiast, siis siin sees on ka energiatootmine taastuvenergia allikatest. Ehk et tõenäoliselt see 6% on siin isegi mõnevõrra ülehinnatud. Vaatasime ka alternatiivse lähenemisega ja avatust justkui kliimariskidele sektori põhiselt. Ja tegelikult leidsime, et suurusjärk on sama, et või mõnevõrra väiksem, et selliste tundlike sektorite avatus oli siuke 14% pisut, et võib-olla see kinnitab ka seda, mis siin samas joonisel toodud, et see 15,2 on tänase teadmise juures suhteliselt isegi täpne hinnang. Üks teema veel, mida siin võiks mainida, mis selle viimase punkti juures on see, et vähemalt täna tundub, et pangad ise nagu väga avatud ei ole sellist suure süsiniku jalajäljega projektide rahastamisel.
seda on nagu meedias ka nagu justkui kajastatud ja teistpidi ka andmetest nagu on näha seda, et sellistele nagu kliimatundlikele sektoritele väga nagu laene ei taheta anda, mis nagu finantsstabiilsuse vaatest üksi on võib-olla hea märk, aga võib tähendada ka võib-olla teistest vaatest nagu justkui natukene probleeme. Ja kui tulles nüüd ka kindlustussektori poole, siis kindlustuse puhul tuleb kindlasti arvestada selle kahepoolse efektiga, et riskid võivad avaldada nii kohustuste kaudu, kui suurenevad kindlustuskahjud ja kindlustusettevõtted peavad välja maksma rohkem tasusid selle eest ja teistpidi kindlustusettevõtted investeerivad varasid ja kui nende varade väärtus langeb, see võib tähendada, et läbi selle saavad ka kindlustusettevõtte kahju. Samas, kui me vaatame siin joonisel, siis Eesti küll tundub nagu teistega võrreldes Eesti kindlustusettevõtete avatus sellistele tundlikele sektoritele tundub võib-olla mõnevõrra suurem kui mujal Euroopas, aga samas, kui me võrdleme nüüd näiteks selle sama pangandussektoriga, siis see 6% on üleüldiselt suhteliselt madal ja tegelikult 6% nagu see ei ole nagu, seda ei saa lugeda justkui väga suureks probleemiks ikkagi täna. Üks teema, mida ma veel tahtsin võib-olla põgusalt avada, mille osas kahjuks meil väga võiks olla paremad andmed, aga mille osas me näeme, et mis tõstab järjest rohkem pead, on pangandus kõrval olev muu finantssektor, mis on viimastel aastatel väga tugevalt arenenud. Võib-olla, mis siinkohal tasub mainimist, et ongi see, et kui tarbijatena või investoritena nende ettevõtete teenused või tooteid kasutame, siis peaksime järjest rohkem mõtlema ka kliimariskidele. Ja viimase asjana tegelikult ma tahtsin ka mainida seda, et ka keskpangad on järjest aktiivsemalt selle kliimateemaga tegelemas, et nii väikeste keskpankade tasemel kui ka erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides. Üks võib-olla tähelepanu-väärsemaid algatusi selle osas on finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik, millega Eesti Pank siis liitus sel aastal. Ja põhimõtteliselt see eesmärk, mida seal tahetakse saavutada, ongi sellise finantssektori nagu keskkonna säästlikumale teele suunamine ja seda tehakse nagu läbi vabatahtlike soovituste, mis on nii keskpankadele kui mikrofinantsjärelevalveasutustele nagu vabatahtlikud, aga mis võiks neid motiveerida selle teemaga justkui rohkem tegelema. Mida sisuliselt üritatakse teha seal on see, et kuna selliste kliimariskide analüüsimine on veel ikkagi suhteliselt uus ja seal on nii see andmete probleemi küsimus kui ka erinevate lähenemiste küsimus, et kuidas neid paremaks saada, pluss ajalise horisondi küsimus, siis neid kõiki murekohti püütakse nagu siluda ja adresseerida ja seda järjest paremaks saada. Aga siinkohal ma lõpetaks, et